5. detsembrit kätte on jõudnud järgmine vlogmassi päev ja täna me alustame natukene hiljem vlogiga, sest sellel pisikesel siin oli natukene raske öö, oli jah. Ehk siis kõht oli korrast ära, mis tähendab seda, et kuskil 2, 4 ja 6 me saime õues minna käia muru söömas ja siis natukene oksendada, aga tundub, et nüüd on juba väga-väga palju parem olla, nii et all good. Seetõttu me magasime natukene kauem, sest uni on kõige olulisem asi üldse ja alustame vlogiga natukene hiljem, aga natukene veel on valgust, nii et ja alustame siis hommikut kohe sellega, et teeme lahti advendikalendri ja vaatame, mis on need asjad, mida me täna võiksime või peaksime tegema. Mul on iga hommik sellega error, et ma ei suuda meenutada, kummast ma reaalselt võtsin. Nii et võtame täna tagumisest. Ühel hetkel saavad ühest ju otsa ja siis on all good. Nii. It is that time to find out. Oi, kui armas. Nii nüüd kaardid on need. Nii. Mul on tunne, et see on sama käekiri, mis eile. Mis tähendab, ma võtsin täpselt samast karbist. Oh well. Homme võtame vasakpoolsest, Kairi, pea meeles, homme vasakpoolsest. Kirjuta üles oma eesmärgid, plaanid aastaks 2021. Ma pean ütlema, et ma ei ole aastaid nagu väga kaua eesmärke enam seadnud. Ma kunagi olin selle fänn, aga tänasel hetkel enam absoluutselt mitte. Ühelt poolt sellepärast, et ma tunnen, et ma muutun ise inimesena ajas nii kiiresti ja nii palju, et need eesmärgid nagu nii kogu aeg peaksid muutuma ja siis kas on neid pointi üldse kirja panna. Ja teiselt poolt võib alati tulla selline asi nagu aasta 2020, mis viskab kõik su plaanid ja eesmärgid aknast välja, nii et ma ei ole näinud sellel väga suurt pointi, aga kuna kalender ütleb, siis me proovime selle järgi ja me teeme selle ära. Ma pean küll tõenäoliselt guugeldama, kuidas see käib, sest ma tõesti ei kujuta ette, et kas ma panen nagu mingid 3 eesmärki või ma peaksin neid kuidagi kategoriseerima või et nagu, what's the deal, kuidas seda tehakse? Aga te võite mulle kommentaarides teada, kummad te olete, kas te olete pigem siuksed, et eesmärgid on iga aasta lõpus ilusasti paika pandud või olete rohkem siuke nagu mina, et siuke go with the flow ja hope for the best. Aga nüüd, kui advendikalendri ülesanne on teada, siis seda me teeme õhtul. Kõigepealt lähme, kuna natukene on veel päevavalgust, siis lähme käime nädalavahetuse pikal jalutuskäigul Kaera. Kuna me oleme linnas, siis me peame fetši mängima nii, et on mul ikkagi rihma otsas, nii et ma pean kogu järgi jooksma. Ma olen taas kord köögitoimkonnas. Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast, et perekond Rosinatega ehk siis Mirjam mõjutas mind nii palju, et ma mõtlesin, et ma vähemalt proovin, et kuidas siis on seda kartulipudru porgandiga teha, sest see nägi nii nämma välja ja ma tahan ka häid asju, nii et mul on siin või ja piim soojenemas ilusasti. Kohe koorime kõik vajalikud asjad ära ja paneme keema ja varsti peaks jõudma ka mu väga hea sõbranna kädimees Jaanus, kes lahendab ära minu esikuprobleemi. Ma näitan teile, milles probleem oli. Nimelt, mul on siin selline sein. Ja ma tahtsin täiega põrandast reaalselt laeni välja riiuleid, aga sükeste mõõtudega midagi sobivat ei olnud. Aga õnneks on kädimees Tisler, nii et loodetavasti juba täna saan ma endale sinna ühe ilusa riiulikese. Eks ma siis näitan, kui ta valmis saab. Hello, kaamera. Nii, räägi, kaua siis see võttis aega, et selle asjanduse kokku ehitamine? No tead, kuna üks esimestest projektidest, siis oli õppimist palju. Mida asja aia taha läks? No ikka nii mõnigi, tähendab otseselt mitte aia taha, aga pigem oli nagu värvimisega probleeme, et ei ole väga steriilset keskkonda. Ja siis juhtus vahepeal, et pidi natukene uuesti üle lihvima ja uuesti värvima. Kass käis vahepeal hüppas ilusasti seal keskel asja peale. Nii tegelikult juhtus ka. No ma ei tea, praegu näeb ikka väga ilus välja, nii et ma lasen sul nüüd siis selle kokku panna seal. Tavai, vaatame. No
ma olen igast sellest nagu täiega rahul. Minu arust on nii nupsik ja sobib siia nii hästi ja uskumatult see on ta esimene töö, nii et kui te tahate Tisslerit, siis mina julgen vägagi soovitada. Kiire, korralik, nii ilus, on nii rahul. Okei, aga lähme kiirelt käime veel täna shoppingul ära, sest meil on vaja, ma kohe vaatan, mida asja meil vaja on. List on üle vaadatud ja meil on vaja täna saada 7 asja kaubanduskeskusest ja me käsitleme seda pandeemia tõttu nagu militaartreeningut, ehk siis me läheme sisse ja me tuleme võimalikult kiiresti sealt kaubanduskeskusest välja 7 asjaga. Nii et vaatame, kaua meil aega läheb siis. Hey Siri, start stopwatch. Let's go. Esimene asi, mida meil vaja on, vannipommid. Esimene ülesanne edukalt soovitatud. Teise ülesande aeg, soe müts. I wish, et ma kannaks ükse välja. See on täiega Pekka Pikk vibes. See oleks täiega meilu lemmik. Sinepi ikkagi. Teine ülesanne sooritatud. Aeg kolmandaks, mis on jõulutule. Let's do it. Kolmas, done. 4, tüduriided. Tulebas isegi 2 komplekti leidsin ja nüüd on aeg keerpkutsude jaoks, sest ma suutsin enda omad pesumasinasse panna ja tuleb välja, et meile ei meeldi see. Kutsid! Ma proosi ei suuda kanda, millegipärast mu kõrvadele ei meeldi. Nii et lähevad tavalised AirPodsid. Aga nüüd on meil viimased 2 asja listist ja need on kindla süüta ja šokolaad. Ma arvan, me saame selle hoobiga. Oh my god, okei. 39 minutit ja 12 sekundit and we are officially done. Ma ei ole väga suur shoppamise fänn, nii et mul on uskumatult hea meel, et see tehtud sai ja me saame koju ära minna. Home sweet home! Nüüd on meil aeg hakata koristama, sest ma lähen väiksele minipuhkusele ja mulle täiega meeldib alati enne kodu teha maksimaalselt korda, et kui ma koju tagasi tulen, siis on kõik mõnus ja clean, nii et paneme jõulumuusika mängima ja hakkame küürima. Koristamisest väikese pausi ja lähme järele ühele eriti ägedale pillile, millega proovida filmida siis lisaks sellele sonile. Ehk siis siuke additional uus huvitav vaatenurk asjadele. Ühesõnaga lähme toome selle ära. Tere! Tulen teen õpetuse kohe, kuidas kasutada siis seda kaamerat. Ühesõnaga, vaata, siin on see nupp, mis paneb ta nii-öelda praegu filmib ainult selle lensiga, on ju. Kui nüüd ma võtan selle moodi, siis on 360 mood. Okei. See on see pill, millel me järel käisime, GoPro Max, ehk siis 360 kraadi filmimine ja ma nii excited, et seda proovida. Ma ei ole mitte kunagi varem ei filminud ega monteerinud 360 footage'it, seega I'm gonna be learning a new skill, mis on minu arvates nagu täiega äge, eriti kuna järgmistel päevadel peaks natukene rahulikum olema, nii et mul peaks olema aega harjutada ja proovida. Aga tänases to-do listis on meil veel ainult 3 asja. Meil on vaja tegeleda selle valge seinaga. Meil on vaja homseks asjad ära pakkida ja meil on vaja väike jooks teha, nii et hakkame otsast pihta. Õnnestuda, sest mul on error nende kahega. Mulle ei meeldi, et neil ei ole valget äärt, nii nagu teistel on. Ma tahaks, et kõigil oleks valge äär. Ja siis see nagu kuidagi ei toimi. Mis tähendab seda, et me peame lihtsalt vaatama, kas äkki kukupesas on mõni plakat, mis sobiks siia, mis nagu toimiks. Sest nii see asi ei lähe. But we will fix it. We will fix it. Täna aga jätkame pakkimisega.
loodetavasti sai kõik nüüd kokku ja ma ei unustanud midagi maha. Ma näitan teile ka kiirelt, mis ma kaasa võtan. Ma üldjoontes ei paki kunagi nii palju asju kaasa, aga kuna me seekord lähme autoga, siis we got space, so why not? Ühesõnaga, üks dressikomplekt, teine dressikomplekt, because that's basically all I wear. Siis ilus kleit igaks juhuks, kui me kuhugule dinneri lähme, sviiter samamoodi, siis kuna me Sportlandi jaoks filmime, siis on 2 matchivad DNF-i jakki, õuejooksuriided, jõusaaliriided, sest come on, ma lähen Sandraga, nii et ma kujutan ette, et she's gonna make me lift some weights. Siis tüdjuriided ja loungewear, see müts, mis ma täna ostsin. Mul on varem ka see müts olnud, ma võtsin uuesti selle sama, sest eelmise ma kandsin ribadeks. Ujumisriided, siis ma lähen spaasse, loomulikult raamad, sookid, braad. Ja siis siin on kõik mingid duši asjad. Üks asi, mida ma siit näitan, on mu lemmik seerum, mida ma juustel kogu aeg kasutan. See on siis selline Rechi. Ülimõnnatunne, eriti arvestades, et praegu on mingi mega kuiv kõik. Siis meigi asjadest ma võtan kaasa reaalselt ainult ühe asja. Kuna mul on ripsmed olemas, siis mul ei ole otseselt midagi muud vaja. Nii et mu väikeste krepitangikeste taga on peidus selline asi. Nagu te näete, siis see on suht otsa korral. See on midagi, mis Melju mulle tutvustas. See on siis Vita Liberata Beauty Blur, mis mulle täiega meeldib. Minu arvates see näeb nii nunnu nagu üks läike ja natukene jumet ka juurde. Ning otse loomulikult siis vitamiinid, sest ilma vitamiinideta ei saa elada. Ja mina kasutan siis rauda, D-vitamiini ja magneesiumit. Võt, selline hunnik asju. Nüüd on vaja need kõik pigistada kotti ja siis on vaja tehnika asjad kokku panna. And we're ready with packing! Enne kui me lähme Liliga jooksule, siis ma mõtlesin, et ma tõmban tänase vlogi otsad kokku ja mul on teile 2 võlga. Üks on siis eesmärgid, mis ma pidin endale täna kirja panema, mis ma advendikalendrist endale ülesandeks sain. Panin siis siia kirja, 10 tükki tuli neid kokku, kuna mulle meeldivad ümmargused numbrid ja ma jagan teiega 3 neist. Esimene on hästi lihtne. Mine vanematega reisile. Ehk siis, et kui pandeemia peaks läbi saama, siis lihtsalt hüpata vanematega lennukile ja minna teha midagi toredat koos. Teine eesmärk, jõuda 4 tööpäevani nädalas. Ehk siis optimeerida oma töötamisviise ja jõuda natukene väiksema päevade arvuni, millal ma töötan. Sest ma olen enamus oma elust kogu aeg pannud suht 24/7 esmaspäevast pühapäevani ja mulle meeletult meeldib see. Sest töö on see, kus mina saan oma eneseteostusvajaduse rahuldatud. Aga prooviks, vaataks, mis juhtub siis, kui me muudame selle osakaalu natukene väiksemaks. Ja siis 3. asi võiks olla 1 triatloni läbimine. Ükstapuha mis distants, aga mõne triatloni läbimine, sest mulle meeletult meeldib ujuda, ratast sõita ja joosta ja triatlonid on alati minu arvates kõige ägedamad üritused üldse, sest seal on kõige toredamad inimesed koos. Vot, sellised said siis minu eesmärgid ja mõttetera, mida ma tänasest jagaksin, on Instagramist. Ehk siis ma nägin, et Iti jagas hästi toredat lauset, mis ma ise kipun vahel ära unustama ja võib-olla keegi veel, nii et hea meelde tuletada, et the grass isn't greener on the other side. The grass is greener where you water it. Ehk siis selle jaoks, et miski oleks hästi, pead sa seda kastma ja selle eest hoolt kandma. Vot nii. Tänaseks siis vlogmassi episood jälle tehtud ja homme me lähme siis juba Sandraga tripile, nii et võtan teid kaasa ja näitan, kus me seikleme.